Anu, lase, ma viskan ühe korra põue. Pane sügavamaks. Vahi. Nii, Mariann Võsujalg. Olen. Täiesti pekkis õhtusöök. Hea tegevuslik. Läheb Naerata Ometi MTÜ-le. Sa võid natukene paari sõnaga rääkida. Ma kirjutan siia juurde ka, aga ikkagi ütle, et see on naljaüritus, aga ta ei ole naljaüritus. See on hea tegevuslik huumoriga üritus, aga tõesti see raha, mis me siit ju kogume, läheb siis Naerata Ometi laste kingifondi, nii et need lapsed, kes on siis jõulude ajal haiglas, saavad natukene rõõmsamaks. Vähemalt loodame, et sama rõõmsaks, kui siin olevad inimesed täna. Aga miks ta peab täiesti pekkis olema? Et mis siin nüüd juhtub? Ma vaatan selja taha. Õhtusöök algab poole tunni pärast. Mida ma näen? Seal on ainult tühjad lauad. Seal ei ole isegi ühtegi nuga kahvlit. Ainuke, keda on teenindatud, olen mina ise, kallanud endale šampanjat loomulikult. Et miks ta peab täiesti pekkis olema? Miks me peame inimesi piirama? Aga Anu, kui sa oleksid oma tööd paremini teinud, oleksid meil lauakatted, kõik asjad oleksid olemas. Viga on sinus endas. Selve. Ole parem. Ole parem ja töökam. Täna on reede õhtu, nii et ma olen juba rihma lõdvaks lasknud. Aga, Mariann, meenuta natukene, kas sul on olnud mingit kohutavat kogemust just teenindusega? Ma näen, et see juba vaikselt vurrud on muig veel. Mul on neid palju, sellepärast, et ma ei söö sibulat ja sellega juhtub ju nii palju õnnetusi kogu aeg. Aga kunagi oli Stockmanni katusel 4. korrus või 5, ma ei mäleta, aga siuke kohvik nagu Café Teemoisel. See oli kõige kohutavam kogemus. Ma läksin lõunapaiku lõunasöögile ja ütlesingi, et ma telliksin siis päevaprae ilma sibulata, kas saab. Aga ütle inimestele kõigepealt, mis sinuga juhtub, sa ju sured ära, kui sa sibulat sööd. See ei ole me jõuame kohe. Vabandust, mul on nii kiire, sest ma mõtlesin nagu, et sibulaks, no ja siis? Nii, ja siis hakkan mina sööma, lubati ilma sibulata toitu, hakkan mina sööma ja mul hakkab väga halb, hakkab kohe niimoodi halb, et ma hakkan oksendama ja hoian seda salvrätikut seal ja ma saan aru, et kõik ongi pekkis. Ja viskan siis selle salfaka sinna talrikusse, ütlen teenindajale, et aga siin on ju sibul sees. Teenindaja ütleb, ei ole. Mul ongi, et siin on sibul sees ja ta võttis minu kahvli, minu toidu, kus kõrval on mu salvrätik, mis ei ole väga esteetiline ja ta võtab ja proovib seda. Ja ütleb, ja ta ütles, et ei ole, et siin ei ole sibulat sees. Mul ongi, et kas sa teed nalja või? Ja siis me läksime koos koka juurde ja kokk oli mingi, muidugi sibul on riisis, aga nagu kui rõve sa oled, et sa võtad päriselt kellegi kliendi nõu ja nagu see on ju nilb ikkagi. See on ilbe. Aga mõtle selle peale, mida sa alati arvad, kui sa kohtad nagu halba teenindust või halba teenindajat, et mis mõtted sul pähe kerkivad, et kas tal on järsku kodus haige laps või juhtus tal mingi õnnetus või üldse on elu kehvasti, peigmees jättis maha või no ma üritan igasuguseid lohutavaid asju välja mõelda. Et mida sa mõtled sellise asja peale? Ma arvan, et üldiselt teevad tööd, mida nad tegelikult ei tahaks teha, et on aeg edasi liikuda või midagi nagu välja mõelda. Et see on samamoodi, et mul üks hea sõber käis ühes hiinakas, ma selle nime ei ütle, käis söömas ja küsis teenindajalt, et näed, et kas see toit on maitsev. Ja teenindaja ütles, et kui sa tahad maitsvat toitu, mine restorani. Et ilmselgelt ta ei taha enam seal töötada ja aeg on edulus edasi liikuda. Ja muidugi eks ikka kõigil on kehvemaid ja paremaid päevi ka, aga üldiselt ma arvan, et kehvad ja laisad teenindajad on jäänud liiga kauaks. Aga mina arvan tihtipeale seda, et järsku see teenindaja heiastab või peegeldab ikkagi selle koha omaniku, kes ei maksa normaalselt või käitub väga halvasti oma alluvaga või et seal võib olla ka midagi seal. Sest ma olen ju käinud restoranides, me oleme mõlemad käinud restoranides, kus teenindajad kargavad, hüppavad, laulavad, nad on nii õnnelikud, et see on selline tunne, et vau, et siin on nagu, see on mõnus koht, siin on head inimesed, siin on head omanikud.
eks see ettevõtte kultuur kindlasti on, et kui ma Tallinnasse elama tulin, siis ma töötasin 3 kuud ühes nii-öelda restoranis. Nii-öelda on ikkagi, ma arvan, põhjendatult hinnang. Ja seal oli ettevõtte kultuur selline näiteks, kui midagi läks pekki, ehk siis näiteks kukkus toit maha või kokad siis ahjus küpsetasid liiga kaua või unustasid mingi kliendi erisuse, olgu siis selleks sibul või tšilli või mis iganes, siis see töötaja maksis selle kinni. Ja ta ei maksnud mitte siis sisseostu hinnaga kinni, vaid väljamüügi hinnaga kinni. Ja kas sa kujutad ette, milline rõvetsemine seal käis, sest meil kellelgi ei olnud raha. Ehk siis, kui toit maha kukkus, siis see pandi tagasi taldrikule. Ma arvasin seda, ma teadsin seda ja siis nad sülitavad ka veel toidu sisse. Keegi ei sülitanud, kõik tegid nagu lihtsalt selle ellu jäämine, sest sa oled niigi vaene nagu püksinööp. Ja kui sul kukkus see asi maas, on 5 second rule kiiresti üles, ops, lähme edasi. Seal juhtus igasuguseid koledaid lugus ja just tänu sellele, et ettevõtte omanik oli tegelikult täielik tropp. Et tegelikult on see, et esiteks on nagu väljamüügi hinnaga, et nagu see oli karistus. Karistus, see on haige, et sa ei luba oma inimestel eksida ja eks sealt juhtuski igasuguseid asju. Need olid super naljakad lood. Et me võiksime rõve hommikuni rääkida. Kuule, me teeme sinuga erisaate Pekkis restoranide eri Marjaniga, et neid lugusid tuleks ilmselt. Ma olen ikkagi 10 aastat selles valdkonnas töötanud, nii et tuleks kindlasti. On juhtunud. Issand, sa võtsid mul praegu isu täitsa ära. Ma hakkan restoranis ainult jooma. Seda sa teed juba praegu. Aitäh, aga toredat õhtut meile ja vaatame, kui pekki me suudame tänase õhtu keerata. Ühesõnaga, kui toit maha kukub, siis sa tahad öelda, et lihtsalt kaabime selle kiirelt kahvliga üles. 5 sekundi reegel. Selve. Täna nii ei juhtu. Me ei pilla täna mitte midagi. Kohe vaatame.